Jou! Kas te olete juba kandideerinud malevasse? Kui ei ole, siis minge kandideerige. Kandideerimine toimub kuni 26. aprillini läbi interneti Spoku süsteemis. Mis siis malev on? Kuidas ma sõnastan seda? Malev on siis siuke... Esimene töökogemus noortele, võiks öelda. See on... Paljud vaatavad seda, et ma olen 13, tahaks raha, aga peale selle, et saad sealt raha, saad sa ka oma esimese töökogemuse. Sa võid sealt leida sõpru, tutvusi, igasuguseid asju saab sealt leida. Mälestusi ka. Saab teenida raha ja saab kasulikku kogemust ja veeta aega siis kasulikult ja meeldejäädavat. Jah. Malevas on siis mitu erinevat rühma. Viljandi linnas on Viljandi 1, Viljandi 2, Viljandi 3, Viljandi 4, Kanaküla, mis on siis ööbimisega rühm ja siis kõik ülejäänud Viljandi rühmad on siis ööbimiseta. Ööbimisega rühma saab minna siis, kui sa oled 15 või vanem. Ja malev on mõeldud muidu 13 kuni 19 aastastele. Ja Viljandi vallas saab ka kandideerida ja Viljandi vallas on siis ööbimisega rühmad on Mulgi elamuskeskus, Ranna Rancho 1, Ranna Rancho 2, Kanaküla ja siis on ööbimisete rühmad on riigikaitse, põgenemistuba ja põlluvara. Ehk siis väga huvitavad. Ja see, kas sa kandideerid linna või valda, oleneb siis sellest, kus sa elad. Kas sa oled sisse kirjutatud valda või linna. Ja, kui sa elad linnas sisse kirjutatud, siis sa pead minema linnarühma, kui sa oled vallas, siis sa oled vallarühma. Ja mina olen sisse kirjutatud valda ja tema linna. Ja. Ehk siis me ei saa kandideerida samadesse rühmadesse. Aga me paneme siis video alla ka lingid. Te peate õiged lehed ülesse. Jep. Meie kogemus. Jah. Mis sa ütled oma eelmiste maleva suvede kohta? Kus alustada? Väga huvitav, ma mäletan väga palju. Ma olen 2 korda käinud malevas. Mõlemad korrad on olnud ööbimiseta, siis ma alles see aasta saan minna ööbimisega rühma. Ma olen üsna huvitavaid inimesi kohanud. Aga esimene aasta ma käisin Printfestis ja algas oli nagu lahe ja siis pärast lihtsalt nagu pikene tööd ei ole anda. Siis meil oli see, me panime nagu alguses sorteerisime mingisi asju minu meelestest ja siis me koristasime lihtsalt arhiivi seal. See oli nagu suured kilosed kastid, see pidime kuskil üles järjekorda panema ja see oli see, et oota, üks number on vahel puudu ja siis nagu oota, kus see on. Kuulge, tehke ruumi, see peab ka veel ära montama. Hull oli. Aga väga lõbus oli. Ja siis eelmine aasta ma arvasin ja korjasin tigusi. Tulime teie juurde videoga, nagu te täis tigusi. Ja siis sa proovisid mulle kalli teha, kui see on mingi limane. Ja. Nii, aga minu maleva kogemused siis. Ma käisin malevas siis eelmine aasta esimest korda. Ma kandideerisin ka üle eelmine aasta, aga mind kahjuks ei võetud. Motivatsioonikiri ei olnud võib-olla piisavalt hea siis. Aga eelmine aasta ma läksin malevasse selle ootusega, et ma saaksin nagu raha teenida pigem. Ma nagu väga rohkem midagi ei ootanud sellest. Aga ma sain malevast siis aru, et malev ei ole lihtsalt raha teenimise koht.
vaid sealt saab leida endale uusi tutvusi, uusi sõpru, et seal on tore ka, mitte et sa lihtsalt teed mingi tööd. Et jah, malev oli siis mul 2 nädalat. Esimesel nädalal ma rohisin Viljandi järve ääres seda betongiplatsi ja siis seda kõnniteed seal ka. Me otsisime neid äärekivisi sealt mullavõnnikust. Siis, kuidas sa ajasid mõttes asja praegu? Teine nädal, mis sa tegid? Ma tahtsin esimesest nädalast veel rääkida. No, mis sa esimesel nädalal tegid? Et väljas oli päris palav ja siis ma soovitan, et võtaksite ikka mingi päikesekreemi ka kaasa, sest et ma olin üleni mingi punane. Mul oli nii valus istuda. Nii, teine nädal siis. Teisel nädalal ma olin siis siin lennukitehases põgenemistoas. Ma olin koos ühe oma teise sõbraga siin. Ja siis mu sõber tegeles siis selle teenindusega, ta võttis vastu neid kliente ja nagu pani neile neid neid katteid või mis need on, vaata, et nad ei näeks, vaata, kus nad lähevad. Ja siis ma olin nagu seal kuskil tagaruumis põgenemistoas ja siis minu töö oli ehmatada teisi. Mingi loopide teist kõrist ja mingi loopide asjad nagu ehmataksid. See oli päris huvitav, aga samas nagu mul hakkas natuke igav seal, sest et meil hakkas tööpäev kell 10 ja siis meil oli see ka, et osadel päevadel üldse keegi ei käinud nagu põgenemistoas, eks me lihtsalt istusime ja ootasime, et äkki keegi ikkagi tuleb. Aga ei tulnud. See oli päris kõrb. Aga muidu töö kõrvalt oli see ka äge, et põhimõtteliselt alati peale tööpäevi me mängisime Lauraga piljardit. Ja siis me käisime ka Viljandi järve ääres mingi aega veetmas, võrkpalli mängimas ja niimoodi. Ja see oli päris äge ja me käisime ka vist esimese nädala lõpus käisime seal põgenemistoas. Esimese nädala lõpus. Ma mäletan ikka veel, kui me läksime sinna. Ja see oli lihtsalt see, et see oli kuidagi vaikne. Seal ei olnud nagu seda muusikat, mis seal Castle Escape'il näiteks on, vaid see oligi lihtsalt vaiku, siis kõndisid seal ja see nagu okei. Ja see nägi välja nagu mingi vanaaegne kelder seal all. Ja siis ma mõtlesin nagu okei, hea teada. Aga ma arvan, et üks asi, mis oli see, kus esimest korda lähed sinna, siis nagu vähemalt mina ei ootanud seda, et keegi karjub. Ja siis me kõndisime ja siis me nagu jõudsime mingi boileri tuppa midagi, see oli mingid asjad ja siis ma olin kõige tagama ja see oli vist mingi, mis me käisime, läks me 4 sinna või? Äkki jah. Ja mul oli 3 seda, mul nagu teised olid minu ees, me nagu hanerivis läksime ja siis keegi karjus ja siis pöörasid ümber ja sa hakkasid tagasi jooksma, siis ma nagu oota. Ma ei ole kuskile minna, et ma pöörasin ka ümber, hakkasin tagasi jooksma. Ma laulsin mingi Hugo Toomi Eesti hümni ka seal, nii väga kartsime. See oli lihtsalt, see oli mingi, ma ei tea, seal oli üks mingi järgmine tuba, mingi räigelt suur. Ja seal olid mingid riiulid. Ja siis me pidime seal mingis asju tegema, nagu leidma ja niimoodi, siis me pidime mingis nagu, ja siis oli lihtsalt see, mis see tolina seal ja siis sa hakkasid ooperit laulma seal. Ma tean, mis mulle veel nagu meelde tuli. No mis sul meelde tuli? Vaata, ma olin see ehmataja, eks ole. Ja siis mul oli tavaliselt nagu tööks jääb, ma ehmatan ära ja siis ma ootan, et teised läheksid nagu ära ja siis ma pidin nagu minema teise ruumi, kui ma nagu kuulen, et nad nagu mingi tegelevad, seal vaatavad kaarte ja niimoodi. Aga nad olid selle kaardi nagu sealt seina pealt maha võtnud ja nad olid üldse kuskil nagu seal ruumis, nagu kus ma pidin läbi jooksma ja siis ma jooksin ja ma mingi karjusin täiesti kõrist ja siis ma näen, et nad on kuskil seal kõrval mul ja siis ma mingi vaatasin otsa neile ja siis nad ütlesid mulle mingi tšau. Ja siis oli see ka, et kui ma olin üksinda seal alguses seal ruumis, seal oli nagu hästi pime ja niimoodi. Siis ma nagu kuulsin, et keegi kõndis, keegi seal ei olnud mitte kedagi. Ja siis ma nagu kuulsin mingi asjad kukkusid ja niimoodi. Eks need kummitused, noh. Nii, et... Aga muidu oli päris tore. Ma pole osalustasust rääkinud. Osalustas. Jaa, see on väga tähtis. See on väga tähtis asi. Malevas on siis osalustasuga, mis oleneb
rühmast. kuhu Et sa kas on lähed. nagu ööbimisega rühmad on nagu kallimad, sest et ta sinna osalustasu siis kuulub nagu söök ja see malevasärk ja siis osadel nagu, kui sa oled nagu ööbimisega rühmas, sinna kuulub nagu transport ka ja sinna kuulub minu meelest see... Seal on see ka, et ööbimisega rühmas on 3 toitlustust seda päevas. Ööbimiselt on ainult lõunasöök. Ja sinna kuulub ka siis 15 euri maleva mingi, mis see on augustis, mingi kokkuvõttev nagu see. Et see on mingi, see toimus minu meelest eelmine aasta seal Ranchos, seal Ranna Ranchos alas. Ja siis on mingi, oli vist mingi kontsert ja siis mingi mis nad tegid, mingi heinapallidel väiksti pulli. Ma tea, nad midagi tegid seal heinapallidega. Aga seal oli ja mingi väga palju erinevaid neid tegevusi ja neid, siis me saime mingi see... seal olid mingi põrkpallivõistlused või need, mis toimusid mingi ühel päeval. Ja siis põhimõtteliselt nad panidki seal mingi, põhimõtteliselt kas mingi 3 õhtul mingi räiget diskod seal. Mida? Jaa, see oli niimoodi, et nagu lapikene meil nemal seal telkide juures ja siis lihtsalt kuulsid, kuidas seal mingi räige tümps käib. Nagu okei, ja teada. Aga üks asi, et kui sa nagu sinna lähed, sinna lõpusalale, sa kindlasti akupank kaas ja et see on täis. Seal ei ole mitte kuskil laetida oma telefoni. Ma pidin viimasel päeval omal sõbranna käes küsima, et kuule, kas ma akupanka saan lainata. Aga räägime nüüd osalustasust edasi. Osalustasust, jah. Viljandi rühmades, eks Viljandi 1, Viljandi 2, Viljandi 3, Viljandi 4. Nendes on siis osalustasu 35 euri. Kanakülas on 75 ja siis valla omades on näiteks Ranna Ranch on siis kõige kallim, sest 105 euri. Ja siis jah, mis ongi mingi süke 35 kuni 105 euri vahel. Mis päevarühmad ongi nagu? Vallas on 50. Jah, 50. Mulgilammus. Ma ei tea, mis on nii kallis. 75 euro. Ranna Ranch on jah praegu kõige kallim. Ja see on 3 nädalat ka. Et kui, 3 nädalat? Ja, et kui ülejäänud malevarühmad on 2 nädalat, siis Ranna Ranch on 3 nädalat. Kindlasti kandideerige. Kandideerida saab Spoku süsteemis. Seal on vaja siis ID-kaarti, Smart ID-d või Smart Posti. Kindlasti, kui kandideerida, tähtis ei ole kiirus, vaid see, mida sa sinna kirjutad. Mõtet ei ole hakata kandideerima, kui ainus motivatsioon, mis sul on raha. Sul on väga väike võimalus, et sa saad sisse, kus sul pole mitte mingit muud motivatsiooni selle jaoks. Ja sul hakkab ise ka seal üsna igav, kui sa mingi, oleneb nagu vanusest, aga mingi 4 või siis 6 tundi päevas sa teed tööd. Nagu lihtsalt sul nagu lõpuks pole seda viitsimist sinna minna, sul nagu pole motivatsiooni. Sel aastal toimub siis põgenemistuba vallas, minu meelest Piiratsi vallas, mis see Piiratsis, et mingi külla kindlasti, et saab kindlasti äge olema. Ma arvatavasti olen ka, kui ma saan grupi kokku. Kutsun ikka. Tavai. Aga kandideerige, näeme malevas. Võib-olla. Kui saate siis. Ja näeme järgmises episoodis. Jah. Ciao! Tähelepanu! Tegevusi rahastatakse Haridus- ja Teadusministri käskkirjaga kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidav Euroopa Sotsiaalfondis kaasrahastatud programmi Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuse noorte tugimeetmete pakkumiseks raames.